Näe, Tartu rahulepingu 11. artikkel näeb ette. Venemaa ütleb enese lahti nii liikuva kui liikumata üleriikliku Vene kroonu varanduse temale üle andmisest või selle väärtuse tasumisest, milles see varandus ka ei seisaks. Venemaa, täsmälleen. Meillä oli Venäjänmaan kanssa leping ja ei ollut Eestiga. Laev oli ju meie oma. Laiva oli Nõukogude Venemaa oma. Nemad võtsid selle meie käest ära, teie võtsite nende käest ära. Lõpuks ikkagi on ju meie oma. Suomella oli kohustus anda koko Venäjän varat tagasi Venemaale ja tässä kaikki. Aga see oli lihtsalt mingisugune sigadus, see oli diplomaatiline sigadus, juuksekarva pooleks ajamine. Teie nõudsite, et annaksime teile üle laivan, mikä paberite mukaan teille ei kuulunut. Kuidas ei kuulu? Lõpuks saite oma Volõnetsi kätte. Se oli Väinämöinen. Nyt on Väinämöinen Volõnets. No nimi, mis on nimi? Aga kätte te selle andsite, aga kelle kätte? Kelle kätte? Eestlaste kätte. Virolaisille, joo. Ja surve oli tosi kova ja lõpuks andsimegi. Lõpuks ikkagi andsid, jah? Joo. Ja sellega oli siinpool lahte kadunud igasugune meelemõrudus, mis laeva saatusega ühes oli tekkinud. Ja usun, et ka sealpool samuti on kadunud, nii et mõlemate vennasrahvaste vahel enam mingit ebahäält ei ole kokkukõla rikkumas. Vot, seda sa ütlesid ilusasti. Volõnets. Pane ka.